Ära tee seda mata eksamil. Tüüpilised mida tehakse ja millest nii palju punkte kaotatakse. Esiteks loetakse ainult ühe korra, mida on vaja teha. Sa pead alati 2 korda lugema läbi ja kas või joone alla tõmbama sellele, mida küsitakse. Kui sul antud ülesanne, siis pane kirja antud ja leida, siis see aitab sul pea endal selgemana hoida. Teile antakse mustandileht. Tehke sinna mingid skeemid, joonised. Te võite mustandilehti küsida ka juurde, kasutage seda võimalikult palju ära. Isegi siis, kui sul joonist ei nõuta, siis alati tee joonis. Kontrolli oma vastuseid. Enne kui sa töö ära viid, vaata kõik ülesanded läbi, vaata, mida on tahetud ja siis vaata enda vastust ja vaata, kas need klapivad. Kui sul on aega, siis tee ka kontrolli ülesannetele. Ära jäta tühje kohti mitte kuhugi. Isegi kui sa ei oska ülesannet teha, kirjuta andmed ära, pane mingid valemid. Lihtsalt nii palju, kui sa suudad kirjuta ära, selle eest antakse ka punkte. Kindlasti, kui teil on see lisaülesanne, siis te peate märkima, sul on see kast antud, et millise ülesanne sa teed. Kui sa seda ei märgi, siis nad ei loe su lisaülesannet. Mul endal läks mata eksam paremini kui ESTA oma, aga ikkagi mingi valemite lahti kirjutamised, näpuvead, väiksed vead, kontrolliga lihtsalt nii palju kui võimalik. Ja te peate nagu kõik välja kirjutama nii palju kui võimalikult, et kui nad millestki aru ei saa, siis nad ei anna sulle punkti. Ja et teil õppimine lihtsamalt läheks, siis kasutage Astrat. Teil on seal eraldi tehtud koht matemaatika riigieksamiks õppimiseks. Mina ütlen, et tee see väike investeering, tõmba endale Astra alla ja sa saad sealt nii palju teha eksamit läbi, sa ei lähe eksamil stressi. Kindlasti võtke endale šokolaadi, vett ja käige vahepeal vetsus, kui teil on see peaks olema võimalik kõigis koolides, ma arvan. Proovige Astratis järgi ja vaadake, kui palju lihtsamaks õppimise teeb ja kui vähem stressirohke teil eksam tuleb. Uskuge mind, praegu on veel lihtne, 10. läheb ikka päris raskeks, siin ei saa midagi aru. Bye, tšau!